Päka talu peremees Aivar Sloog. Kuidas on Eesti piimanduses olukord? No lõhnab prahi järgi. Praegused on meil siin langenud piimatoode 4,4% langenud selle aastal. Ja ilmselt ta langes veel ja lõpetatud kusagil 250 vist Eesti peale momendil. No hea küll on väike talu, aga ma ei tea, kuidas suurte veist ma ei oska rääkida, kuidas nendel on, aga ma arvan, ega nendel ka kerge ei ole. Kui palju Päka talus piimaandjaid on? Praegu momendil 24. On neid tulnud siin viimase aasta-paari jooksul vähendada ka? Või? Ei ole. No ma viisin nüüd 5 tükki ära, küll praakisin välja, aga ma tõin 3 tükki asemele ka jälle naabritalust. Nii et ja kes udarapõletik ja siis liigestega ja nii nähva välja, et ega midagi tetta ei ole. Aga praegu kannatab veel nagu karja pidada? No silo on tehtu, ütleme, söödavili ka olema. Jah, kevadeni küll tuleb välja. Nooraha on nagu suurest hulk ära makstud. Sinnani kannatab ka teha veel, jah. Eks siis näe, mis kevad tohtas järgmise aasta silo teeme. Kui nüüd ei parana ja kui parana, siis no kurat, ega muud sisse tuleb, kui ka ei ole siin maal ju. Vaat sellest ka maagi, midagi peab tegema ka ju. Aivar. Teile võimalust korraks tabi astuda. Aivar. Minu mulle see natuke rallit tehtud, siis ma jõudsime siia poolist. Ma pean kuidagi lappima neid, mis ma seal teen, kuidas ma teda lappin, kurat. Et nii see kurat on, et investeerida küll ei saa praegu mitte suugi. Olete täna kohtunud terve päeva Võrumaa talumistega. Millised muljed on päevast? No jah, 2 päeva ma olen siin Lõuna-Eestis ringi käimas ja mis on positiivne pool on kindlasti see, et need talud, need pered, kellega ma olen kokku saanud, et nende silmis on väga palju entusiasmi, vaatamata sellele, et tegelikult on keerulised lugusid ja ka raskemaid hetki, et tõepoolest, et keegi väga selle piimakirja hinnaga täna ei rõõmusta, aga ütlevad, et tulevad otsa-otsaga kokku, aga loodavad ikkagi paremat ja ma väga siiralt usun, et ka see erakorraline toetus, mis siis saab aasta lõpus välja makstud ka piimatootjatele, nii Euroopa Liidu raha kui Eesti Vabariigi raha aitab ikkagi seda olukorda leevendada ja ära oodata need paremad ajad. Kui nüüd mõelda natukene, et millises faasis see kriis on meil praegu piimanduses, et kas oleme päris põhjas juba või paistab kuskilt ka mõni lootusesede? No kui me piimandusest räägime ja kui Euroopa Liidus kaotate ära ka kvoodid, mis väga selgelt eeldas, et piimatoodang hakkab kasvama, see ühelt poolt tähendab seda, et kiiret piimahinna tõusu ei ole võimalik oodata. Kui me vaatasime siin erinevaid ettevõtmisi, siis me näeme ka seda, et inimesed väga pingsalt mõtlevad seda, mida sellest piimast teha, et mitte teda lihtsalt laudast kombinaati viia. Selleks, et rohkem lisaväärtust saada ja väärindada ja selle kaudu ka suurendada sissetulekut. Ma pigem arvan seda, et oleme ikkagi põhjas või põhja lähedal ja peaksime hakkama ülespoole ronima, aga ilmselt 40 sendist hinda enam tagasi ei tule ja seda ei ole mõistlik oodata, nii et suurematel ettevõtmistel on mõistlik vaadata uusi turge, kohapealsed saavad eristuda ja toota toodangut, mis on piirkondliku päritoluga, maitsev, puhas, nii et need on need erinevad väljakutsed. Kuidas hinnata Eesti piimanduse konkurentsivõimet, et me ju kogu aeg ootasime, et see eurokvoot nii-öelda kaoks ära, et turg läks lahti, et nüüd on see lahti, turg on vaba ja me justkui oleme nagu selles konkurentsis alla jäänud või? Tegelikult on see, et meie potentsiaal piima toota Eesti tingimustes on piisavalt suur. Ja kui meil tänagi on see ligi 180%, nii et 80% tuleb igal eksporti viia, siis küsimus täna selles, et kas me suudame sellest ka mingit kvaliteetsemat toodangut teha. Ja siin ma väga loodan, et osad, kes soovivad veel pikas perspektiivis jätkata, oleksid võimelised ka koonduma, teineteisega koostööd tegema selleks, et teha uusi tooteid, turundada ja müüa ka väljaspoole. Et Euroopa Liidus on väga selgelt täna öeldud seda, tuleb pingutada selle nimel, et Euroopa põllumeeste toodang läheks kolmandatesse riikidesse ehk väljaspool Euroopa Liitu ja selle jaoks on ka eraldatud väga suured vahendid selleks, et need promotsioone teha. Mida siis lõpetuseks põllumeestele soovida? Kindlasti põllumeestele tuleb kõigepealt soovida avaldada tunnustust tänu, et nad on olemas ja on meie maad rikkaks teinud, see on otseses mõttes. Me väga loodame, et neil jätkub ka jõudu ja tarmukust panna seljad nii kokku, et teha ise üks korralik piimatehas, mis suudab piima rohkem väärindada, kui nad võib-olla siiani rahvul olnud. Ja kui see saab ka ära tehtud, siis kindlasti on tulevikus lootusrikkam.